Tere tulemast, kallid kalad! Siin on teie oktoobrikuu teise poole ülevaade. Rahu. Ohvriks olete te ennast ise mõelnud. Praegu rabelemine on see, mis teile veel rohkem haiget teeb. Selleks, et seda keerulist olukorda parandada, peate te endale lubama nii-öelda enda vastu armastav ja hell olema. Mitte liiga karmilt, mitte süüdistavalt, mitte endale lapsevanem, mitte isa endale olla, aga ema nii-öelda. Väljaspoolt te seda toetust ei oska otsida. Olgem ausad. Seetõttu peate te ise endale seda andma. Kui te olete sattunud olukorda, kus keegi on ära kasutanud või liiga teinud teile, siis see on sellepärast, et te olete liiga hea. Te ei oska ei öelda. Te tahate meele järele olla. Te korjate ise endasse välja ütlemata asju ja siis satute olukorda, kus just nagu keegi kasutab ära, aga olgem ausad, tegelikult olete te ise soodustanud seda. Te olete ise näidanud välja, et teile meeldib, et te tahate seda teha, et te olete sellega nõus. Te peate õppima ütlema ei. Ainult nii on teil võimalik sellest ringist välja saada. Te peate õppima, harjutama, ennast esikohale panema oma peas, enne kui te teete otsuseid. Kas mina tahan seda teha? Kas mul on aega või võimalust? Sest vastasel juhul te annate ennast tühjaks. Ja siis kompenseerite kuskil mujal mingisuguste ähmase väärtusega tegevuste või otsustega. On keeruline seda seletada. Ehk siis te teete endale liiga ja seetõttu lasete endale teistel liiga teha. Ka sellega teete endale liiga, et te ei suuda ennast avada, te ei oska rääkida. Jah, meil on kõigil olnud minevikus sõpru, lähedasi inimesi, kes on meie usaldust kuritarvitanud. See ei tähenda, et te peate lülitama kõik välja. Teie eriti praegu vajate kindlasti toetust. Ja kui te ei saa seda kuskilt mujalt, siis te peate õppima ise ennast toetama. Alustage kas või sellest, et te igal hommikul
ütlete kas häälega või vaikselt endale tere hommikust, armas, või mis iganes sõnu te kasutate, aga ja samamoodi õhtul öelge endale hea tund, kas öelge nimepidi või ehk siis õppige suhtlema iseendaga hellalt kõigepealt. kui teil ei ole kedagi, kes teid hoiaks ja teid toetaks, siis te peate õppima ise endale hoidjaks ja toetajaks olema. Ideaalne on tegelikult see, kui teil on inimene, kellelt te saate seda oodata, kelle juurde te saate minna ja öelda, hoia mind praegu, mul on raske. Kui teie elus on inimene, kellele te julgete ennast niimoodi avada või olete julenud ennast niimoodi avada täna, siis õppige oma nõrkust välja näitama oma lähedasele ja ennast täielikult avama ja ütlema välja neid asju, mida te hoiate iseendas. Sest te jääte eluaegseks ohvriks muidu. Ja see teeb teid katki. Teie võimalused ja võimed on nii palju suuremad. Aitäh ja olge haige.